Tere, head vaatajad! Täna me oleme siis jäänud pärast tunde, et arutamaks teemat õpetajate palgad. Just nimelt õpetajate palgad. Mitte pedagoogide palgad, mitte tunniandjate palgad, mitte tunnilohistajate palgad, mitte asendusõpetajate palgad, vaid just nimelt õpetajate palgad. Kas pelgalt see mingisugune diplom teeb igast ühest õpetaja? Kas õpetaja suure algustähega peab saama sama palju palka kui tunnilohistaja või tunniandja? Kes on see inimene, kes oskab niimoodi määratleda? Koolidirektorid on tehtud lõppvastutajateks, aga meil ei ole antud õigust otsustada, kes on kes. Meilt võeti isegi ära 20% lõtk, et inimestel, kes on tõelised õpetajad, natukenegi lisaraha maksta. Meilt võeti ära isegi klassijuhataja tasu, aga klassijuhataja, see on ju tippjuht 30 inimesel. Mida mõtles see mees, kes kirjutas uue PGS-i ja tema parandused? Tema paranduste järgi kaob kõik see, mis minu selja taga on. Süvaõppe, arendusõppe, geeniusõppe. Kõik kaob ära, sest tal ei ole seda vaja. Tema ei saa sellest aru. Me intervjueerisime Riigikogu tegelasi, koolidirektorid, õpetajaid, õpilasi. Saime teada vastuseid. Ja ma jäta ka teile ütlemata, et lõpposas on mul teile ka tõehetk öelda, keda absoluutselt ei koti. Õpetajad, haridus ega nende palk ja tasu ja nende perekonnade hea käekäik. Saate jooksul me räägime sellest pikemalt ja püüame leida vastuseid ja püüame üles tõstatada probleeme, mida on võimalik ilma kastreerimata lahendada. Ma siiralt arvan, et valitsuse poolt nad püüavad see eelarve jagada mõistlikul viisil ja loomulikult igaüks võiks seletada. Seal, kus ma ei ole nõus, on eriti, et ei tohi kärpida meie haridussüsteem, sest see on puhtalt tuleviku kastreerimine. Muret tekitav see asjaolu, et kui koolid saavad oma õpetajate palgaraha pearaha põhiselt, siis kui me vaatame tänasel päeval toetusfondi määruses eraldatud pearaha, mis eraldatakse siis vastavalt kooliastme põhiselt, siis reaalsuses, kui me räägime õpetajatele 11,6% palgatõusust, siis reaalsuses vahendid, mis on ette nähtud pearaha tõusuks, ei katta seda. Haridusministeeriumil on väga hea mõte, et õpetaja tööaeg edaspidi olekski ainult 35 tundi nädalas ja ta jõuaks selle aja jooksul teha ära kõik need ülesanded, mida üks õpetaja teeb, alustades siis tunni ettevalmistus, tunni läbiviimine juba, pärast järelkontroll, kontrolltööd ja praegu need õpetajad, kes tõesti olid suutelised ja tahtsid töötada suurema koormusega, tegid seda, nendel oli see võimalus ja nad said keskmisest tunduvalt suuremat palka, siis sügises see võimalus kaob. Ученые Таллинского университета провели 2 года назад исследование, в котором они доказали, что средняя продолжительность рабочей недели учителя при полной его нагрузке в 20 часов составляет 56 часов. Соответственно, то постановление правительства, в котором определяется общее количество часов у учителя 35, учителя перерабатывают в 2 раза, а зарплату получают меньше. Õpetajate palk peab olema väärikas vastav töö panusele ja õpetaja töö on väga raske ja see tõeline töö ei toimu klassis, see toimub ütleme kodus või koolis ja õpetaja töötab liiga palju, ta töötab hommikupoolikul näiteks kella 3 või 4, siis ta töötab veel kodus, tal on päevikud, vihikud, lastevanemad, koosolekud. Количество времени, потраченное учителем на детей, нельзя измерить. Это и подготовка к урокам, это и дополнительные занятия, такие как конкурсы, олимпиады, это и проверка тетрадей. Это и развитие детей во внеурочное время. Поэтому
по времени очень трудно измерить и посчитать, как много учитель тратит на подготовку. Мы знаем только о той сетке часов, что учитель 25 часов, это он неделю находится в школе. На самом деле подготовка гораздо больше, и перевод в электронную среду обучения, конечно, занимает дополнительное время, занимает от свободного времени учителя. Mis peaks tegema seda, et teie tahaksite saada õpetajaks näiteks? Mis peaks olema teistmoodi? No ma arvan, et peab olema väga hea haridus ja ma mõtlen, et palk peab ka olema väga hea. Tegelikult see oli minu unistus olla õpetaja, sest mu ema on õpetaja, aga praegu ma saan aru, et palk on tõeliselt väike ja tahaks natuke suurem. Näiteks ma tean, et õpetajad elavad palgast palgani. See on ebanormaalne situatsioon. Õpetaja, see ei ole tööline, tal on kõrgharidus ja ta elab iga kuu palgast palgani. See on ebanormaalne. Teatavasti õpetaja metoodiku ametijärgu määrab ju või omistab haridusministeerium, kes on seal omistanud 5 aastaks ja öelnud selgelt, et see 5 aastat ta garanteerib ka töötasu. Et me teame, et sel aastal on arvestatud õpetaja metoodiku palk koolidele eraldatud raha sisse, aga järgmisel aastal seda arvatavasti enam ei ole. Kui lihtsamalt öelda, siis nii nagu ma ütlesin, õpetajatele eraldatakse palgaraha lähtuvalt õpilaste arvust koolis. Nii. Ja see pearaha suurus saadakse lähtuvalt sellest, kui palju on ühes või teises kooliastmes tunde ja võttes aluseks klassitäituvusnormi. Kui siiamaani oli klassitäituvusnorm 17, siis järgmise viimase 4 kuuga tõstetud klassitäituvusnorm 24-ni. Ehk sisuliselt pearaha langeb. Meil on üle Eestimaa puudu tohutu arv õpetajaid, kvalifitseeritud õpetajaid ja ma ei näe neid mitte kusagilt peale tulemas. Et see on minu jaoks kõige suurem küsimärk tegelikult. Ja ma arvan, et Tallinna linnas, kus on väga palju õpetajaid, tekib see probleem juba sügisel. Mis on täiendav mure on see, et täna on Vabariigi Valitsuse toetusfondi määruses eraldi antud raha põhikooli õpilaste jaoks ja gümnaasiumi õpilaste jaoks ja täna on päris selged probleemid tekivad kõikidel gümnaasiumitel ehk nendel täistsükli koolidel, kus on gümnaasiumis suhteliselt vähe õpilasi, probleeme õpetajatel palga maksmisega, et me peame ka leidma siin lahenduse. Первый раз в жизни по квартально стал государство выделять деньги. И там не было денег классным руководством и так далее, и так далее. Как ты думаешь, как-то глаживать этот вариант? Вопрос в том, что постановление правительства, которое было принято 31 января, делит деньги между учителями основной школы, администрации и учителями гимназической ступени. Причем ни одни из них нельзя использовать для оплаты труда других, то это вызывает, мягко сказать, недоумение. Lapsed on praegu niisugused, et nad tahavad õppida, nad peavad õppima. Mõnikord nad teevad rohkem kui õpetaja, sellepärast nad reisivad, nad käivad kinodes, teatris, aga õpetajal ei ole raha ja ta istub ja ootab äkki kuskil mingi tasuta üritus. Meil on nüüd stuudios siis eksperdiks Mailis Reps, Riigikogu liige, Riigikogu kultuuri- ja hariduskomisjoni liige. Tere, Mailis! Tere! Ja tänaseks teemaks on meil see õpetajate palk. Tähendab, et palk kui selline. Mis see on? No kui me vaatame riigieelarvet, siis tegelikult õpetajate palk tuleb riigieelarvest läbi haridustoetuse ja haridustoetuse sees riiklikus eelarves on väga palju erinevaid ridu. Kindlasti väga palju vaidlust tekitanud lisalõtk, mis siis tavaliselt oli siis tugiteenuste jaoks ja kui me vaatame viimast Riigikogu eelnõud, mis vastu võeti nüüd tänaseks kehtiv põhikooli gümnaasiumi seadus, siis sealt väga konkreetselt lepiti kokku, et see lõtk läheb tugiteenustele. No tähendab, lõtku kui sellist ei ole, eks ole. Kui me räägime nüüd 2013. aasta eelarvest, mille ümber nüüd me kõige rohkem oleme vaielnud, siis siin on tõepoolest ümberkorraldused. Uus minister leidis, et haridusrahad, suurem osa peab minema õpetajate palkadeks,
tundub nagu õpetajate palk tõuseks, aga reaalselt muidugi on see lihtsalt erinevate ridade kokkupanek ja alamääradeks tõstmine. Tähendab, see nagu ei olegi haridusteenus, see ei olegi nagu õpetaja, kes on logopeed või kes on sotsiaalpedagoog või midagi muud, tema ei olegi nagu õpetaja. No kui ütleme, et viimased 20 aastat on hariduseelarvet tõlgendatud selliselt, et riik määrab ära alammäärad, aga samal ajal eraldab kohalikele omavalitsustele haridustoetuse, mis on oluliselt suurem kui õpetajate alammäärad. Praegu on kooli otsustus nagu põhimõtteliselt selline, et keda hakata koondama. Et kui nüüd võtta need klassi täituvused 24, eks ole, põhikoolis 36 gümnaasiumis, siis tuleb välja, et see kõik, mis te siin näete, süvaõppe, see peaks olema nagu sügisest kadunud, sellepärast selle jaoks jätku raha. Selles mõttes on see teema väga valus, sest kui me vaatame nüüd väga väikest asja, Exceli tabelit põhimõtteliselt, on see Rahandusministeeriumi otsus, kui siiamaani arvestati klassi täituvuseks 17 last, siis nüüd täiesti ootamatult, ilma kellegi poole läbirääkimiseta, tõsteti ta 24-ne. Nüüd esimesed laekumised ka tulevad juba, on nad oluliselt väiksemad kui eelmistel aastatel. Nii et mis õpetajate palgatõusust me räägime? No seal tulebki niimoodi välja praegu, et ma eile siin natuke korrutasin, jagasin, et tähendab, et põhikooli õpetaja intensiivsus või töö intensiivsus kasvab 1,4 korda. Ja kui see on nüüd nimetatakse palgatõusuks, siis on see täielik jama, mitte jama, vaid see on otse näkku valetamine. Ja tähendab, et kuidasmoodi saab seda nüüd hästi lihtsate sõnadega inimestele selgitada. No siin on nüüd 2 vaidlust. Üks vaidlus on selle aasta eelarve ja see on 2013, mis meil juba käib kuni septembrini. Ja kuni septembrini, kus on siis lubatud õpetajale 11% palgatõusu, aga ainult õpetajatele, mitte vanempedagoogidele, õpetajametoodikutele. Ja siin juures ei ole siis tegelikult ju riigieelarves mitte 11%, vaid riigieelarves on alla 5%. Nii et reaalselt tegelikult kõik see ülejäänud protsendi tõus peaks tulema kooli enda eelarvest, mis on pehmelt öeldes rumal ettepanek, sest kui me teame, millised võimalused on koolidele kohalikum omavalitsustel, siis seda võimalust tegelikult ei ole. Nii et tegelikult siis õpetaja palgatõusu ei ole sellisel tasemel. Nüüd teine teema. Pearaha tõusu ka ju ei ole. Pearaha tõusu ka sellisel määral ei ole. Nüüd teine teema, mis on laiem, on see uus põhikooli gümnaasiumiseaduse eelnõu, mille härra Aaviksoo meile Riigikokku esitas. Ja seal on väga palju üllatusi, mis juhul, kui nad sellisel kujul kehtima hakkavad, õpetajate elu nüüd kergemaks küll ei tee. Mina koolijuhina ütlen sulle rahulikult ära, et on olemas õpetajad, suure algustajaga õpetajad, kellele ma tahaks maksta kosmilisi palku, on olemas õpetajad, kellele ma üldse ei taha mitte midagi maksta. Aga kuna klassi ette peab kedagi panema, siis 1-aastase töölepinguga saab võtta mitte kvalifitseeritud tööjõudu, klassi ees peab keegi olema. Et tähendab, kuidas ma saan maksta mõlemale, üks on tipp, teine mitte. Ühelt poolt me tahaksime ikkagi jõuda sinna, et meil ei ole selliseid õpetajad, keda me ei taha klassi. No see on ju unistus. Et eks kuna meil räägime oma lastest, siis loomulikult see võiks olla meie kõigi ühine soov. Nüüd küsimus on selles, et 715 €, mis siis see aasta on kehtestatud, kuigi kahjuks kõik õpetajad seda summat ei näe, on miinimum. Ja mida teile ministeerium rõõmsalt vastab, on see, et kohalik omavalitsus ja kool oma eelarvest võib juurde maksta. No seda rääkis eilise seltsimiskantsler, kes paistab üldse midagi ei tea. Ja võib juurde maksta. Nii et selles on see küsimus, et kui me vaatame reaalset eelarvet, reaalseid võimalusi, siis neid kohaliku omavalitsuse peale, neid suuremaid kärpeid, kellel on võimalik juurde maksta, on küll väga-väga vähe. Tähendab, et mille peale praegu üldse mängitakse? Kas mängitakse siis selle asja peale, et rahvas on nii paljaks juba nööritud, eks ole, ja siis, kui tahad lisa eriala või midagi muud sellist, eks ole, et siis lapsevanem annab ka oma viimase ära, et oma last nagu kasvatada ja harida. Kas siis loodetakse selle peale või Aaviksoo loodab selle peale, et tähendab, et korjata kodunt veel viimanegi kokku hoitud münt kokku? No ütleme, et selles eelnõus on tõepoolest sisse toodud tasuline õpe. Seda varem ei olnud ju? Ei, seda ei ole kunagi olnud. Et on tõepoolest selline lähenemine, et peaks tekkima rohkem sellist erainitsiatiivi, mida ma ühtepidi toetan, et kui erainitsiatiiv ei pea ju olema rahaline, erainitsiatiiv võib olla tõepoolest see, et lapsevanemad, kes ennast hoolivad või näiteks kui kool kogukonnast ära kaob, selle asemel ise oma algkool, näiteks vähemalt 6-klassine kool luua, seda ju me eelmine iseseisvus nägime ka 90. alguses. Nii et selles mõttes selline kogukonna initsiatiiv on tore, aga see ei saa asendada riigi ja kohaliku omavalitsuse kohustust. Aga nii või teisiti
reaalselt haridusele raha juurde, mida tegelikult vaja oleks, ei tule. Palgatõus tuleb sinu enda arvelt. Kui mina tahan endal palka tõsta, ütleme, palu vabandust, et ma nüüd üks rumala näite toon, et endal palka tõsta, mina olen õpetaja, sina oled õpetaja, mina lähen, teen mingisuguse sigaduse, et sind koondataks, siis sinu arvelt saab minule palka tõsta. No, ütleme, et mingil määral võib niimoodi paralleeli tuua. Praegult on suurtreeritud näide, ütleme, 2 inimese peal, mõte on neil tuua seda koolide tasandile. No, et me paneme nii palju põhikoole kinni, selle võrra on võimalik õpetajate palka teistes koolides tõsta. Aga mis puudub Tallinna reformi, siis ma usun, et siin on võimalik meil üheskoos arutada, plaanida, mõelda, et me sellise suure aktsioonina, nii nagu ta mõnes linnas on toimunud, ei tee. Sa pead Tartut silmas, jah? No Tartus oli ikkagi väga palju pingeid selle ümber. On siiamaani. Et ma usun, et Tallinnas me oleme nii suur linn, meil on väga palju õpilasi, meil on õpilaste liikumine väga suur, ka piirkonniti, et siin peame väga arukalt mõtlema ennem ja kui me vaatame ka oma sündivuse numbreid, siis tegelikkuses siin kooliks sulgeda küll põhjust ei ole. Küsin niimoodi, et koolidirektorina või koolijuhina ma ei saa õpetaja koormusnormi aasta keskel muuta. See on nagu seadusega keelatud. Tähendab, et aasta algas pihta, eelarve on kinnitatud, nii linna eelarve kui riiklik eelarve. Tähendab, et raha saab kuskilt tõsta võib-olla ainult siis kas Riigikogu või siis Tallinna linna volikogu otsustega ühelt realt teisele. Tähendab, selleks on tarvis kas volikogu või Riigikogu otsust. No ütleme, et kõigepealt on uues eelnõus sisse toodud müstiline aeg 1. september 2013. Väga palju asju peaks muutuma 1. septembrist Raaviksoo arvamusel. Ja sealjuures näiteks õpetajate palgasüsteem, õpetajate töökoormused, vastastikused töölepingud ja nii edasi. Nii et täna on kontrollnumbrid tulnud kohalike omavalitsustele, Riigikogu ju tegelikult kinnitab selle suure numbri, mis on haridustoetus, siis kohalikele omavalitsustele tulevad alla kontrollnumbrid, see võib-olla natuke veel muutub ja siis tuleb reaalne eelarve, mis tavaliselt jõuab kohale ju alles märts-aprill reaalsete numbritega, nii et täna tegelikult me töötame linnatasandil ju kontrollnumbrite alusel. Ja edasi on juba küsimus, et mida siis 1. september tähendab. Et kas kui need ettepanekud, mis täna on eelnõus läbi lähevad, siis kindlasti väga paljudele koolidele tähendab see olulist raha vähenemist. Tähendab, et põhimõtteliselt, kui kokku nüüd võtta, siis on hästi lihtne, et mis põrgu palgatõusust räägitakse, kui õpetaja amet kui selline, kes on õpetaja, et mingisugune diplomi ei anna ju selle õpetaja tiitlit, et kes on õpetaja, kes peab saama 715 eurot kuus miinimumpalka vähemalt, kui tal on normkoormustunde ja siis alles siis septembrikuus võetakse vastu eelarve, kus võib-olla kaetakse see rahaga või. Sinnamaani me peame töötama nagu miinustesse ja võib selguda nii, et septembrikuus tuleb kooli uksed kinni panna, kuna raha enam kui sellist ei ole. Jah, kahjuks on neid juhtumeid olnud eelnevatel aastatel, kus eriti maakonna väiksemates koolides, kus elatakse kontrollnumbrite alusel, aga siis näiteks õpilaste liikumise või mõnel muul põhjusel septembriks tulevad hoopis teised numbrid ja tuleb välja, et raha on praktiliselt otsas. Ka Tallinnas on neid juhtumeid olnud. Nii et selles mõttes jah, teil on õigus. See on ju riiklik kuritegu, kui nüüd hästi leebelt väljenduda. Praegult käib selline poliitiline tõmbetuul, tuleb üks minister, tuleb teine, ühel on üks idee, teine teisel ja see vaene õpetaja on pidevalt ja ka koolijuht pidevalt sellise tõmbetuules, et tuleb jälle uus eelnõu. Me 4 aastat tegime põhikooli gümnaasiumi seadust, leppisime kokku, läks 10 kuud mööda, tuli samast erakonnast uus minister ja keeras pea peale. Et ütleme, et haridusrahvas tahaks ikkagi mingilgi määral stabiilsust. Ja siis tulevad ka sellised kummalised ettepanekud, nagu näiteks see 3 õppesuunda, kus keegi tegelikult ei saa aru, miks see on. Koolid on ära tõestanud, et see on tegelikult jama, sest reaalselt siis koolide eripära kaob ära. Et see on selline, ütleme, läbi mõtlemata lihtsalt rumalused, kes on tõenäoliselt välja pakutud kooliga mitte väga kursis olevate inimeste poolt. Või kokkuvõtteks siis öelda nii Laidoneri surematu lause, et kõik meie 2 tanki idarindele, et ostame 10 faustpadrunit ja 2 tanki,
ja lapsed jätame ilma hariduseta. Kas need on prioriteedid siis? Ütleme, et kas nüüd NATO või mõnegi muuga vastandada, ma ütleks, et siin on ikkagi pigem küsimus prioriteetides, et kas me tunnistame endale, et haridus on oluline või lihtsalt räägime sellest ja hetkel tundub küll, et see on pigem selline sõnakõlks, lihtsalt üldharidusele selliseid vahendeid ei jätku. Lahendused palun, Mailis. No lahendus on see, et kõige ideaalsem oleks loomulikult see, kui näiteks Riigikogu tasandil või kuskil ühiskonna tasandil poliitilised erakonnad suudaksid selle kokkuleppe teha, et haridusele tuleb summa summarum selline lisaraha. Sest jutt sellest, et raha ei ole oluline, seda räägib ainult see inimene, kellel on seda piisavalt. Täna ikkagi noor inimene, kes lõpetab ülikooli, temal on väga määrav see, millise summaga ta alustab oma elu. Nii et see on midagi muud, välja arvatud palga väga normaalne tõus. Siin lahendusteks ei ole pakkuda. Äkki ühiskondlik hoiak, mentaliteet? No aga mida sa selle mentaliteediga üksinda teed, kui sinu mure on see, et elektriarve on tõusnud sul 50-60% ja sul ei ole selleks vahendeid? Kui sa käid küll iga päev tööl, suhtled oma õpilastega, oled väga armastatud koolis, hoitud vilistlaste poolt, aga samal ajal sa oma lastele ei suuda piisavalt midagi pakkuda. Nii et meie hinnatõusud ja eriti nüüd Eesti elektri hinnatõusud on need, mis mõjutavad ja noored inimesed teevad oma otsused, ka need õpetajad, kes on täna koolis, nii mõnigi teeb oma teise otsuse, nii et kas õpetajad jääb üle või ei jää, täna pigem ei jää. Aitäh sulle. Palun. Ja aitäh sulle saatesse tulemast. Ja nüüd vaatame, mis lahendusi pakuvad meile haridusametnikud, riigikogulased, ametiühingutegelased, õpetajad, õppealajuhatajad, noored vanad õpetajad ja ka õpilased. Ma arvan, et ei oleks, et õpetajad peaksid olema ikka kõik samamoodi professionaalsed, et kui nad teevad enda tööd hästi, siis nad peaksid ka saama sellest rohkem palka. Kui inimestel on raha taskus, siis ta on kuningas igal pool, aga õpetaja peab olema kuningas oma koolis. Sellepärast kool see on niisugune riik, kus õpetaja on nagu ema kodus ja ta peab olema lahke, südamlik, heatahtlik, aga kui õpetaja on vaene, siis ta peab juba midagi tegema ja mõtlema ja... Учителя просто-напросто уезжают в Финляндию на не педагогические должности, потому что зарплата там в 3-4 раза выше, чем у pedagooga. See on esimene aasta, kui ma töötan, et septembris just hakkasin õpetajaks. Ikkagi saan hakkama ja ostan riided, mida ma tahan, käin söömas, kus ma tahan ja käin teatris päris tihti. Et selles mõttes nagu see, mida ma soovin saada, ma saan. Ma elan vabaabielus ehk mu mees ikkagi mind aitab ja toetab. Õnneks on õpetajaameti valinud kõik need inimesed, kes teevad tööd missioonitundest ja kindlasti teevad nad seda edasi missioonitundest ja teine küsimus on see, et pigem peaks olema häbi siis meil, kes me otsustame nende palkade üle, et mõelda selle üle, kuidas tegelikult leida neid vahendeid selleks, et neid motiveerida. Выход из положения все равно должен быть. Учитель должен зарабатывать достойную зарплату, получать. Чувствовать себя уверенно на своем рабочем месте. Профессия учителя – это не та профессия, куда идут зарабатывать деньги. Хотелось бы, чтобы она была оценена государством повыше. Сюда идут по призванию. See, mida pakkus välja haridusministeerium ehk 715 eurot igale õpetajale, selle ma saan tagada, sest meie koolis on suured klassid, meil on palju õpilasi ja meil seda palgaraha jätkub. Ma arvan, et lahendus on see, et me peaksime asjadest rääkima nii, nagu nad on ja asjadest rääkima selles valguses, et kui me lubame inimestele 20% palgatõusu ühel või teisel tasandil, siis sellest kokkulepetest kinni pidama. Teine asi on see, et kui me ütleme, et õpetajatel palgad tõused 11,6%, siis me peaks olema nii palju ausad, et ütlema, et koolides palgafondid tõusevadki 11,6% selleks, et koolidirektorid saaksid need palgad välja maksta. Aga kuidas tugiteenused, kui sellised on ju hariduskulud, eks ole, ja need kuuluvad paratamatult kooli juurde, et kuidas sellega hakkama saad? Ma väga loodan ja ma usun, et linn toetab. Vähemalt sel aastal on ta nii öelnud, mis edaspidi saab, ei tea. Если раньше мы делили классы на группы, на языковые группы, на предметные группы,
преподавали предметы по уровням, то при данной системе финансирования мы должны будем слить все классы, группы и преподавать целыми классами. То есть вся система индивидуальной работы с учеником может быть разрушена. Võiks ka ilmuda koostöö või rakendada koostöö ettevõtjatega. Need ettevõtjad saavad aru, et neil on tulevikus vaja tööjõudu. Kui president oma aastalõpu kõnes ütles, et eelmine aasta oli keerukas ja erinevad ühiskondlikud organisatsioonid, kihid tegelikult avaldasid oma meelt ja oma meelsust tegelikult ühe või teise protsessi kohta, siis oli see positiivne ja ma arvan, et oma õiguste eest tuleb igal ühel seista ja seda tuleb ka teha õpetajatel. Nüüd me oleme kuulnud ekspertarvamusi, nüüd me oleme kuulanud koolidirektorite arvamust, nüüd me oleme kuulanud õpilasi, noori, vanu õpetajaid. Ja nüüd me ei ole kuulnud nende arvamust, kes meie eest peaksid võitlema ja mul on suur au neid teile tutvustada, kes andsid nõusoleku esinemaks saates, aga viimasel hetkel ära ütlesid. Ja nendeks on siis meil Tallinna Haridustöötajate Ametiühingute Liidu juht Eevi Veesaar. Keeldus viimasel hetkel saatesse tulemast, olles enne esinemiseks jah-sõna andnud. Õpetajate Liidu juht Margit Timakov keeldus saatesse tulemast. Haridusteadusministeerium, need inimesed ei ole teie kaitsjad, armsad õpetajad ja koolijuhid. Need inimesed on kellegi käsutäitjad. Teie viimaseks kaitseliiniks on koolidirektor. Mõelge, kellele ja kelle arvelt teile nõndanimetatud palgatõusu makstakse, mida tegelikult ei ole. Tegelikult langevad pearahad, tegelikult langevad palgad. Tegelikult on eraldatud põhikooli raha, gümnaasiumi raha ja on eraldatud kooli juhtkonna raha. Samal ajal on indekseeritud põhikooli raha, mis 4 kuu jooksul langeb kuni 40%. Tuli välja see, et meist ei hooli mitte keegi. Me oleme müügiartikkel, kokkuhoiuartikkel. See riik ju ei püsi, kes ei koolita oma järeltulevat põlvkonda. Kas te põrgulised seltsimehed üleval Toompeal aru ei saa, et see asi on nii? Kui te aru ei saa, siis andke mulle andeks, kas te käisite tasandusklassis? Kas teid ei õpetatud? Kas teil ei õpetatud põhitõdesid? Või te puudusite tol päeval koolist? Mõelge selle üle järele. Või te olite nii ahistatud kooliõpilased, et te vihkate seda kooli nii hullusti, et võimalikult kiiresti hävistada ära Eesti hariduse, Eesti koolisüsteem. Lahendus on ju väga lihtne. Tähendab, riigil on raha, ega raha pole kuskile kadunud. Raha on lihtsalt paigutatud teiste artiklite peale. Riigil on teised prioriteedid. Õpetajate palk peab olema vääriline palk. Riigil on raha. Riik mõtle, kuhu selle raha paned. See ongi lahendus. Kui sa tahad depressiivset riiki, lase edasi. Aitäh teile, Eesti kodanikud, et te seda saadet vaatasite. Järgmine saade 2 nädala pärast. Ja siis me oleme päris hullu teema juures. Koolist väljalangevus.